ühistust. Siin juba öeldi, on üle eestimaaline aretusorganisatsioon ja ta on saanud üsna tuntuks üle Euroopa, isegi üle Lombi. Meil on koostööpartnerid Kanadas, Ameerika Ühendriikides päris mitmed. Aga tulevikust ja kaasajast tänasest päevast räägib Tanel Kulitko, mina räägin möödanukust. Kuskohast alustada, ma ei osanudki seda arvata, võib alustada 17. sajandist juba, kus on esimesed kirjalikud andmed, aretustöö vastu huvi tundnud mõisnikest. Need andmed ulatuvad juba 1624 aastasse, kus siis Virumaale Kunnamõisa, Lihula mõisa, siis Keilasse Kunnamõisa, Lihula mõisa ja siis ka Ida-Virumaale toodi esimesed tõuloomad välismaalt sisse, mõistused tõid. Aga me räägime siiski põhiliselt aastast 19. sajandi teisest poolest, kus hakati juba süstemaatilist aretustööd tegema ja hakati mõtlema tõuraamatu peale. Eestis oli näiteks 1850-60 sellel ajal perioodil mõisnikud vedasid igasuguse tõuge sisse. Tõugude valjusus oli probleem. Nüüd oli vaja teha valik, mida siis nüüd jätta, sest aretustööd ei saanud palju tõugudega teha, populatsioon oli väike. Aretusmaterjali saamine oli probleem, tekkis sugulusaretus. See tekkis oht, et need head tõukarjad üksikutes mõisades hävitavad. Seega tehti otsus, et kõiki tõugusi tõuramatsi mitte kanda, jätta põhiliselt angler, Taani punane, Hollandi friis. Esimesed loomad olidki Hollandi friisi tõugu lehmad, 10 tükki, Saku riigi mõisast, märgiti tõuraamatusse üks pull. Pulli nimi oli Marss ja nimeks sai ta Marss number 1. Ja see oli ka Venemaal esimesed loomad, kes tõuraamatusse kanti tolle aegse saari Venemaalt. Keelduti isegi äärsete tõuraamatusse kandmisest, sellepärast, et eelmisel või 18. sajandil 19. sajandi algul keskpaigas oli ka äärsega Eestimaal praegusel territooriumil oma jagu. Nüüd esimene organisatsioon, mis loodi, oli Balti karjakasvatajate ühing. See koondas mõisasid nii Eestimaal kui ka Liivimaal ja siis see organisatsioon avaldas ka esimese tõuraamat, kus olid mitmed tõutööd raamatud. Probleemiks tekkis aretuse eesmärk, oli erinev Liivimaal ja siin Eesti põhjal. Liivlased tahtsid saada või pooldasid kergemat, väiksemat lehma, andremat, et vähem sööb ja lehm oli väga ilus tüübid ja pooldasid seda, aga Eesti kubermangus mõistlikud siin pooldasid just suuremat friisikarja, et ta suudab rohkem piima anda, rohkem süüa, joogipiim oli linnadele vaja, Haapsalule, turismilinnale, Pärnule, joogipiim oli vaja. Seega taheti saada suurema piimatoodangu loomi. Seega tekkiski juba tüli omavahel selles Balti karjakasvatajate ühingus, ja lõid lahku Eesti kubermangu mõisnikud Liivi kubermangu aretajatest. Ja Eesti kubermangus siis oli üks eestvedajaks siin samad lähedal Raikküla mõisa omanik Parun von Keiserling. Tema avaski või tegi siis omaette Eestimaa Hollandi friisikarja kasvatajate ühing. Ja see koondas siis mõisnikke Eestimaa kubermangus
on küll Raikola mõisa hoone praegu välja näinud. Ja siis oligi niimoodi, ja ta oli väga niisugune aktiivne mees, koondas enda ümber väga palju mõisnikke ja siis asutati sama ühing, Eesti Kolmanda Kriisikarja Kasvatajate Ühing. See oli täielikult mõisnike organisatsioon, kes korraldas siis aretustööd, andis välja ka või selle Volster kriisitõuraamatut, Hollandi kriisikarja tõuraamatut. Esimene tõuraamat oli siis kuskil karju peale tehtud. Siis edasi juba oli siis, kui iseseisvus Eesti ja Liivimaa, siis juba 19. mõisade karjad jaotati talude vahel laiali, karjad läksid peenemaks, väiksema-arvulisemaks, suured karjad nagu lammutati, tekkis täpselt sama oht, et head tõukarjad hävinevad. Ja siis juba otsustati asutada juba talumeeste organisatsioonina Eesti Kriisikarja Kasvatajate Selts. Ja see ingliskeelne nimetus on tolleaegne ingliskeelne nimetus, mis siis kasutati ja keda praegusest nimetusest palju ei erine. Ja see oligi siis aretustöö korraldav organisatsioon, märkis ka tõuraamatut, pidas edasi tollel ajal. Ja siis 47. aastal juba peale sõda jälle likvideeriti kui erakapitalil baseeruv organisatsioon. Ta oli sisuliselt ühistuline organisatsioon, talunike organisatsioon likvideeriti 47. aastal ja siis oligi vahepeal tükk tühja maad, 48. aasta märtsis tehti juba siis järgmine organisatsioon. Aga enne, kui me sinna läheme, räägime ka veel ühest sellisest organisatsioonist, millest on ka suhteliselt vähe võib-olla Eestimaal räägitud, see on Veiste tõuaretuskomitee, oli olemas tollel ajal veel. Tema töötas Põllude koja juures ja selle liikmed olid siis või kuulusid sinna komiteesse tõuseltside ja loomaarstide ühingute esindajad ja ülikooli loomakasvatuse professor. Need olid kindlad persoonid, kes sellesse kuulusid ja kõikide seltside, tõuaretusseltside esindajad kuulusid siin. Ta sisuliselt oli vahendaja või kaitses seltside huve riigi ees, mitte riigi huve loomaomanike ees, nagu kipub vahest olema. Tähendab, kuigi ta on, tuletab nagu teatud määral meelde meie tõuloomakasvatajate praegust liitu, midagi taolist. Loomaarste meil ei ole praeguses organisatsioonis. Ja tollel ajal oli, nagu näete, seal veisid oli üsna palju, enne sõda oli ligi 506 000 veist Eestimaal. Sõda hävitas nendest, siis palju siis hävitas ära. Kuskil 95-96 000 veist. Mitte väga palju, need praegused reformid tõulisid rohkem maha. Ja nüüd siis edasi Eesti-Hollandi kriisikarja riiklik tõulava tekkis nüüd siis peale selle seltsi asemele, kui see erakapitalil olevad seltsid likvideeriti, nüüd tehti juba riiklik aretusorganisatsioon. Tema sai elada ainult siiski 3 aastat, siis järski avastati, et mis jamas on, et Hollandi karja aretatakse Eestimaal siin. Teeme ikka oma karja ja siis taheti teha üldine üle liidu üks tõug, Kusnakirju tõug ja samuti ka punased tõug.
vastu tollel ajal ka juba. See oli, minu teada oli üks nendest ka loomakasvatuse peavalitsus tollel ajal, kes selle vastu võitles. Ja Nikolai Masso, kes oli selle üleminekuperioodi tõuaretusorganisatsiooni tegevjuht, et katsume, peame ikkagi saama oma Eesti mustakirjukarja ja Eesti punase karja. Ja nii lõpuks ka läks, nii siis tehti ka lõpuks siis Eesti mustakirjukarja ja Eesti punase karja riiklikud tõulavad. Siis muudeti ka tõunimetus, sellepärast et Hollandi priisikarja ei sobinud ju Nõukogude Liitu, siis nimetati tõutöö. See oli siis, jah, siin juba tekkis siis tõuaretustöö korraldamine tõupiirides. Punaseid tõulavasid oli 2, paljud mäletavad teist, üks oli Viljandis, teine Tartus. Ja mustakirju tõulavasid oli 1, see kolis põhiliselt Tallinna piirkonnas, mis ja see oli siis esimeseks tööks oli, mina mäletan seda aega, mina hakkasin 57. aastal tõulavas ametisse, nii et mul oli täna endalgi, kui ma rehkendasin täitsa ootamatu, et ma 50 aastat ka tööl olen olnud tõuaretuses. Nii et siis oli põhiliselt ühistatud karjade tõudokumentide taastamine taludest. Ja väga palju karjasid olid ju laiali kantud, talud küüditati Siberisse, omanikud, karjad jäid katti praktiliselt või äänti kolhoosidesse, dokumendid jäid, kus nad jäid. Põhiline töö oligi, seda ma mäletan väga hästi veel, kus sai mööda talusid käidud ja neid dokumente otsitud. Ja vägagi palju sai taastatud ära sellel ajal. Siis see oligi võib-olla tõulavade esimese perioodi kõige suurem teeme. Nüüd on jälle väga tähtis etapp, mis oli siin harjutusorganisatsiooni kujunemisel, on seemendusjaamade rajamine. Tehti nad 56. ja 60. aasta vahel, kokku sai neid 9 tükki tollel ajal. Nimed on paistavad päris kaugele, on seal kirjas. Tartu jaam oli kõige esimene, loodi 56. aastal. Seemendusjaamade aktiivne asutaja oli Ando Vasari, vanemad inimesed teda teavad. Järgmisena asutati Rakvere seemendusjaam, see oli siis 57. 58. Tallinna jaam, mis on praeguse Kehtna seemendusjaama eelkäija. Liideti siis need ülejäänud jaamad, Viljandi, Väimela liideti Tartu seemendusjaamaga, Tori, Kõrjala, Märjamaa, Putkaste liideti siis Tallinna või Kehtna seemendusjaamaga erinevatel aastatel. Kui nüüd päris ajaloo juurde tagasi minna, siis näiteks 58. aastal oli Tallinna seemendusjaamas 7 töötajat, 10 pulli. Pulli talitaja sai 850 rubla palka, selle ma uurisin ka välja. Pluss 2 rubla iga kõlbuliku ja kulaadi peal. Nii et minu teada oli see tolle aja kohta päris kobe palk, 850 rubla. Nii et ei olnud sugugi veel. Nii, järgmine, vaat siin need läpikesed ei paista, need kollased läpikesed või tärnikesed seal näitavad nende seemendusjaamade asukohtasid, kus nad tollel ajal paiknesid üle Eesti. Nüüd, võib-olla veel on siis seemendusringide organiseerimisperiood ka üks niisugune tähtsam periood, sellepärast, et enne seda olid ju seemendajate koormus oli väike, teine oli seal ühe majandi piires ja seemendamine, tuli ka küla peal mindud alloomi seemendada, jah, anekdoote väga palju selle kohta, Tammsaar naerab selle, nähtas kuule, kui Tammsaar anekdooti selle kohta. Tähendab, probleem oli milles? Liiklusvahendid ei olnud. Kes liikus rattaga, kes hobusega, kes kuidas sai või jala. Nüüd oli vaja seemendusringid teha, et koormust suurendada seemendajatel.
no 2000-3000 seemendustööringi kohta, esmakordset seemendust. See võimaldas ka juba neid varustada transpordivahenditega. No põhiliselt kasutati siis veoautosid, UAS oli juba väga hea veel käes. Pirukautod tulid hiljem, veel natukene hiljem. No mootorrattaid oli väga palju veel tollel ajal käigus. Ja ministeerium tegeles tollel ajal üsna aktiivselt seemendustehnikute transpordivahendite probleemi lahendamisega. See oli Herbert Lass oli tollel ajal loomulikult valitsuses seemendusjaamade niisugune kuraator või spetsialist sellel alal ja tema kaudu ikkagi väga palju neid probleeme sai lahendada. Nii, see on siis üks etapp. Nüüd jälle kolmas tähtis etapp on üleminek sügavkõnnutusele sperma kasutamine 73. aastal. See võimaldas väga laialdaselt kasutada hinnatud kulli. Spermat oli võimalik ette varuda, seni kui kulli saab hinde ja siis alles käiku lasta, sellest kulus ju vähemalt 5-6 aastat. Et see oli üks ja samal ajal ka spermabakterioloogiline hindamine kehtestati 73. aastal, see oli üleliiduline määrus, mis siis sundis ka kõik liiduvabariike see otsus vastu võtta ja kõik spermapartiid tulid mikrobioloogiliselt hinnatud, tähendab, seal ei uuritud mitte palju spermi peab olema, vaid peaasjalt mikroobias. Siis on 76 alustati juba tööd Kehtnassi uutes seemendusjaama ruumides. Toomas Vainiga käisime mööda põlde talvel, lumi oli maas, otsisime kohta, kuhu see siis dokk püsti panna, kuhu seemendusjaam rajada. No kõndisime mitmed kohad läbi ja küll siin Välilõpsi platsi peal mõtlesime, võib-olla sinna panna või seal taga Kiivripõllu peal käisime ja ma mäletan ja siin, aga lõpuks jõudsime siia Kehtna ja Keava vahele, noh tähtis oli ka, et rongiliikuühendus tollel ajal oleks olnud, sest autosid oli vähe ja Kehtnas oli elamutsoon, et inimestel kaugel jõuaks tööd käia. Sain sinna vahepeal paari, mis ta praegu on. Nii et Toomas Vain on selles osas suure osa teelitud. Ja samal ajal toimus ka üleminek Holsteni aretusele. Tegelikult toodi 75. aastal esimesed Holstenid sisse, aga tegelikult seemendus algas ikkagi 76. massiliselt. Grand Boyle, loeme Holsteni alustajaks nagu Eestimaad. Seda teavad paljud arvutajad veisaaredad. Siis seemendusjaam nimetati ümber siis 31. jaanuaril 77. aastal tehti seemendusjaamaks. Nii et nüüd on siis teda täis 30 aastat. Sai küll 31. jaanuaril. Samal ajal liitus ka sigade Loomulikult instituudi sigade seemenduse laboratoorium oli ta õige nimetus tollel ajal. Ja hakkas siis Kehtna seemendusjaama edastama ka sigade spermat. Nüüd oli siis Eestis lõpuks järgi jäänud 3 seemendusjaama, need olid siis Tartu, Kehtna, Rakvere ja siis Kehtnaga liitusid veel Tori ja Kõljala seemendusjaamad. Jaamas peeti 105-110 kulli, spermat realiseeriti või toodeti 1,2 miljonit ja peaaegu pool sellest müüdi maha ja spermat peeti spermat müüdi üle liidu, niisugused piirkonnad nagu Murmansk, Kirgiisia, Kasahstan, Valgevene, Krasnodari veelasime autodega spermat. Need pirukautodega käisime, ei ole probleem. Siis tollel ajal seemendati Kehtnas 130 000 veist ja üle Eesti tollel ajal 374 000 seemendust tehti.
Novembris 82 mindi üle uuele pullide hindamissüsteemile. Mul on meeles see protsess, kuidas see algas täpselt. Me käisime kolmekesti liidu delegatsiooni koosseisus Saksamaal. Sellest oli 3 meest selles delegatsioonis, oli Vene Föderatsiooni Loomase Instituudi rektor Prudov, professor, siis oli Jüri Kulbin ja mina. Ja käisime siis seda pullide hindamissüsteemi seal uurimas, nuhkimas, käisime põhiliselt Osnabrückis ja Schleswig-Holsteinis ja saime ikka veendumuse, et tuleb rakendada nii kiiresti kui vähegi võimalik. Ja nii oli ka 82 aasta novembril kutsusime Keana saali Musta-Kirju-Kärja harjutuspiirkonna selektsionäärid kokku, leppisime kokku, et näed, nüüd sellest kuupäevast tuleb siis igal pullid teile nii mitu doosi spermat ja seega siis 800–1000 spermadoosi jaotati iga pulliga üle tõupopulatsiooni ja läks uus süsteem käima. Üleriigiline läks ta käima järgmise aasta jaanuarist veebruarist. Oleme täpselt. Kuskil nii. Püsti tõusma, ma vaatan, et sul on 25 aastat veel tulla. Kuidas me... Ei ole. Mul on tulla veel ainult 4 slaidi. Kas lepite kahekesi kokku, et sina lähed ikka veel edasi ja kui Tanel siis jätkab, siis lõpetab seal, kus ta ikka pidi lõpetama? Nüüd on siis veel see Gannes Breedingu aeg. Oli perestroika aeg, raha valuutat ei antud, kuidagi oli import tõumaterjali vaja saada, samal ajal siiski tekkis võimalus ka juba ühisettevõtete loomiseks, nii sai ka Kanadaga ühisettevõtte tehtud, et saada sealt tõumaterjali pulle. Ja nii saimegi, läks bürokraatiat, oli oma jagu, aga saime siiski hakkama ja saime sealt siis 7 pulli sisse toodud, need toodi siis 89–91 aasta vahemikul. Paljud neist olid siis oluliselt päris headest pullidest. Mind süüdistati omal ajal selles isegi, et Siiber tegi oma isiklikke suvides selle Gannes Breedingu, aga mina ei ole sinna senti sisse pannud ega senti välja võtnud. Nii et sellest süüst on minu hing küll puhas. Nüüd reform hakkas 91–92. Tähendab, põhiprobleem oli säilitada seemnesejaamade tervikvara. Selleks sai tehtud ka arenduskeskus, kuhu liideti tõupäevad seemnesejaamad kokku. Tehti 2 arenduskeskust, Veistel, üks Tartu, teine Kehtnas, Musta-Kirju, Punase Tartus. Et see vara mitte laiali ei kantaks, nii nagu paljudes kohtades juhtub, oli arenduskeskust vaja. Aga need varad läksid täiesti tükkisid kõik riigid. Aga nüüd oli vaja ta taga joosta. Ühistute. Aga tõenäoliselt võib-olla see sama ei olnud päris selge, aga minu mõelest see oli ikka kõige kindlam samm tollel ajal. Ja see oligi kavandatud läbi viia juba siis 2 etapis. Ülo Reinhold mäletab väga hästi, kui me olime loomulises valitsuses töötasime või osakonnas töötasime koos selle reformide ajal just. Sai seda igatpidi arutatud, mõeldud, plaanitud, instituudi rahvas oli abiks, loomulises instituudi rahvas. Ja ikkagi otsus oli ühine, et teha 2 etapis, kõigepealt riigistada või panna nad kokku, anda riigile ära, säilib tervikvara, pärast katsuda midagi tagasi saada. Aga et tagasi tuli rahast osta, seda nagu päris julgelt keegi ette aga maksta tuli. Siis teine etapp on siis juba ühistu loomine, on ka 15 aastat tagasi juba, kui ühistu juba käik on läinud ja esimesed koosolekud toimusid juba 92 aasta lõpul, oli igasugust arvamusi, et mis ühistu on koloos, et ei ole vaja teha ja omanikku seal ei ole ja teeme ikka mingi aktsiaseltsi või midagi taha. Et selle kohta oli vastuvaidlemisi väga palju, nii lähemalt kui kaugel. Ja ka hiljem, kui ühist oli juba loodud, päris kõrged ametimehed ütlesid, et mis te nüüd siis saite oma ühistuga. Aga see aeg on juba mööda.
ühistulaev oli selle öeldud, et on vaja aktsiaseltsida just asjad. Neid nimes ei tahaks nimetada praegu. Ja nii oligi siis oktoobris 1994 sai siis leping erastamisagentuuriga tehtud ja sai ühistu valmis. Ja siis oli, siin on juba aeg on lõhki, ei ole nii tähtsaid asju enam olemas, siis hakkas see Euroliidu direktiivi 88-407 täitmine, praktiliselt seemisjaam tuli kiiresti renoveerida, rekonstrueerida vastavalt Euroliidu nõuetele, sellega me kiiresti kohe peale hakkasime ja praegu on meil spermamüügi load igasse Euroopa riiki olemas, nii et sellega mingit takistusi ei ole. Holstein uus nimetus tekkis 1997. aastal. Mustakirju kari nimetati Eesti Holsteini tõuks, kuna 80% oli Holsteini veresusega loomi. Ei olnud õige nimetada teda enam Eesti mustakirjuks tõuks. Ja välismaal tihtipeale ilmus ka kirjandus juba Eesti mustatäpiline veis, mingi kohalik tõug nimetanud õige Holsteini, nagu kõik teavad. Ja ongi kolmas etapp on siis juba Punane Mustakirju liitusid 2003. aastal ja nüüd nad töötavad koos, on suur võistlev aretusorganisatsioon. Tänan tähelepanust, vabandage need löögile. Aretusest ja tuleviku perspektiividest. Et loomulikult, kui on ajaloo meenutamine või tutvustamine, siis on kindlad faktid olemas, aga tulevikuvisioone saab olla mitmeid ja siin võib olla ka pärast selliseid näiteid, kus tegelikult on mõni asi ka teisiti läinud. Et Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu on siis tõepoolest ainus Eestis teistega tegelev aretusorganisatsioon kui tulundusühing. Küll on kuskil maakarjakasvatajate selts olemas ka. Ja millised on siis ühistu tegevused ja tegevusvaldkonnad? Et siin on nad ära nimetatud, et eesmärk on siis loomulikult liikmete teenindamine ja tagantjärgi võin küll mina öelda, et kindlasti on olnud see 90. algul tark otsus, et just loodi aretusorganisatsioon kui loomapidajate ühistu. Et ka meie põhjanaabritel on sellised organisatsioonid olemas, kahjuks aga meie naabritel Lätis, Leedus on tekkinud olukord, kus on aktsiaseltsid ja tõenäoliselt see aretustegevus seal ka praegusel hetkel nii edukalt ei lähe. Ja siin on ka ära nimetatud siis teenindused ja teenused, mida liikmetele pakutakse. Üks on siis tõuraamatute pidamine ja mitte ainult sinna alla kuuluvad siis loomade klassifitseerimine, põlvnemistunnistuste väljaandmine ja see tõuraamatute pidamine ja hoidmine on ka ääretult tähtis asi. Tänaseks on see informatsioon jõudnud andmebaasidesse, enam ei peeta neid tõuraamatuid paberkandjal. Ja kindlasti on ka see üks aretusvaldkond, mis vajab riigipoolset tuge, et paraku meie leiste arv ei ole nii suur, et loomapidajad kõik selle teenusega seonduva saavad kinni maksta. Kunstlik seemendus, et on siis tänaseks jäänud üks kunstliku seemendusjaam, kes Eestis veiste sperma tootmisega tegeleb. Alates 2002. aastast, kui toimus ühinemine, siis aretusühistu Eesti Punane Kari seemendusjaam Tartus Märjal ka sellest hetkest lõpetas tegevuse, sest tark otsus oli see, et investeerida ühte seemendusjaama ning paigutada need vahendid, mis võimalik ühte. Ja seemendusjaamade loomisel oli tähtis ka tõepoolest direktiiv, mida Enno Siiber juba siin märkis, 88-407, et Euroopa Liidu poolt tunnustus saada. Tänaseks on see tunnustus olemas ja on ka siis võimalus tõepoolest, ma arvan, et üks väestest Ida-Euroopa riikidest, kellel on ka võimalus olnud Lääne-Euroopas veisi spermat müüa. Ja lisaks spermatootmisele toimub samamoodi edasi ka seemendusmaterjali kätte toimetamine loomapidajatele ning ka meie ühistu ülesanne on
atesteerida ja tunnustada Eestis tegutsevad seemnendustehnikud. Üks valdkond, mis on järjest rohkem ühistu tegevustesse tulnud, on tõuloomade müük ja turustamine. Müük nii Euroopa ühendusest, ost nii Euroopa ühendusest kui ka müümine Euroopa ühendusse ja ka kolmandatesse riikidesse, ehk siis Venemaa ja Ukraina. Ja eks see etapp tuleb täpselt meie tegevustesse rohkem ja rohkem, nii kuidas on loomapidajate vajadus selle järgi kasvab. Nõustamine ja koolitused, nii õppepäevad kui ka seminarid, nii Eesti lektorite kui ka välislektorite poolt on samuti meie roll. Aretusprogrammi täiendamine, et eks aretusorganisatsioon peab olema ka see teelaev ja lipunäitaja, kes seab suunad, millisena see aretusprogramm peaks välja nägema ja milliseid eesmärke kasutada. Kuid organisatsioon ise ei saa neid eesmärke püstitada, need eesmärgid tulevad ikkagi meie liikmetelt, loomapidajatelt ja arvestades nii nende kui ka turul toimuvaga. On ka olnud läbirääkimisi mitmel korral jõudluskontrolli ühendamisega aretusorganisatsiooni tegevusse, kuid kuna see pealkiri oli tulevik, siis see teema ka tulevikus võib samamoodi käsitlust leida, nii nagu võib-olla Eesti Maakarjakasvatajate Seltsi ja maakarjakasvatajatega koostöö leidmine. Nüüd, kui tulevikust rääkida, siis aretusorganisatsiooni tugevus ja tema roll on väga palju sõltuv just tema liikmetest ja ka liikmete käekäik väga palju sõltub just sellest, millised on võimalused tõuloomi kasvatada, pidada ning paraku peame seda küll tõdema, et nii loomapidajate arv kui ka ühistu liikmete arv on mõlemad vähenevas tendentsis. Nii et küll me võime öelda täna koos lihaveisekasvatajatega, meil on üle 1300 ühistu liikme, kuid see arv on paraku kahaneb. Samuti suureneb aretusteenuste vajadus ja nõudlikkus loomapidajate poolt, et kui siin meenutada võib-olla aastaid 90. lõpul, kus loomapidajad väga palju aretusmaterjali hankimisega või ostmise poole peal tegid just valikul aretusmaterjali hinna osas, siis täna tegelikult on just eesmärk see, et parandada karja geneetilist kvaliteeti läbi parema aretusmaterjaliga. Ja eesmärk peab olema ka see, et see teenus, mis loomapidajatele kättesaadavaks tehakse, oleks nii piima- kui lihaveisekasvatajaid arvestav. Ja püüame siis jätkuvalt olla selline partner loomapidajatele, et oleks usaldusväärsus ning kui nüüd tuleviku rolli rääkida, siis kindlasti peab olema ka võimalus võtta uusi aretusvõtteid ja tehnoloogiat kasutusele. Nii on ka tänases selles ettekandes pisut hiljem võimalik nii mõnegi nendega kokku puutuda. Rahvusvahelised projektid, et ühistu ja organisatsioon osaleb ka mitmetes Euroopa Liidu projektides, kus on siis nii teadmiste kui ka materiaalse poole pealt olnud meile abi. Täna on sellisteks projektideks Ovoltesti projekt ja Skandinaavia maadega koostöös võib-olla jällegi saab OSIS projekt, mis loomade sigiuusamadusi täpsemalt uurib. Ja rahvusvaheline koostöö on kindlasti ääretult tähtis, meil on väga palju organisatsioone üle Euroopa, üle maailma, kellega me koostööd saame teha ja julgen ka kinnitada, et see ühistuline vorm on selles suhtes hea, et tänu sellele, et on ühistuline tegevus, et ei ole seotud ühegi konkreetse riigiga, on võimalik ka seda koostööd jätkata sellises rollis, et me ei pea laskma enda üle kellelegi dikteerida. Ja loomulikult on vajadus ka koostööks teadus- ja arendusasutuste ning õppeasutustega, nii ülikooli kui ka siis teiste kõrgkoolidega.
ja teadusasutustega on olnud meil ka läbi aastate tihe koostöö nii katsefarmide edendamisel, olgu siis siin mainitud ära Põllula katsefarm või ka mitmetes projektides osalemine, nagu praegu on Teadus-Arenduskeskus, mis tegeleb siis tervislike piimatoodete propageerimisega ja uuritakse siis seal piima laapumisomadusi ning valguse koostise kujundamist ja ka rasvhapete ja söötmistehnoloogiate disainimist. Ka üks projekt katsefarmide kohta on meil olemas ning sellest ka järgnev ettekanne siis teile ülevaate annab. Aretusorganisatsiooni tuleviku ja tugevuse juures tahaksin kindlasti rõhutada seda, et tulenevalt meie loomade arvust on vajalik ja tähtis säilitada ka riigiabi, mis õnneks tänu meie Põllumajandusministeeriumi heale tegevusele ja selgitustele suudeti ka läbi rääkida, nii et aretustoetuse võimalus on kuni 2013. aastani olemas. Nüüd, kui rääkida siis aretusest kui investeering tulevikku, meie kindel roll on see, et peaksime suutma pakkuda loomapidajatele aretusmaterjali, mis rahuldaks nende vajadust. Ja see materjali valik saab olla ka selline, et me peame endale suhteliselt täpselt aru andma, milliseid tendentse nii Euroopa kui ka Eesti piima- ja lihavise kasvatus ja millises rollis ollakse. Kindlasti karjade liikmed peaksid formuleerima oma aretuse eesmärgi, sellest tulenevalt saab teha juba valikuid konkreetsete pullide osas ning veelgi kaugem tulevik ja ma arvan, et võib-olla see tulevik on üsna lähiajal olemas, kui me saame ka rääkida juba konkreetsemalt individuaalsetest paaride valikuprogrammidest, mis hõlbustavad siis loomapidajate valikuid. Eesmärk on loomulikult produktiivloomade toodangut toota ja sellega siis oma liikmetele kasu teenida, nii et majanduslik tähtsus, aga kas ainult, tõenäoliselt on juba praegu palju nii Euroopas kui Eestis piimakarjakasvatajad, kes räägivad, et kas maksimaalselt lehmalt see toodang välja pigistada või pisut püüda ka loomakasvatusiga pikendada, et see on üks väga aktuaalne teema. Tervis ja toodang, tervises eeskätt nii jalgade kui udara tervise kontekstis. Kas on võimalus tõuloomi müüa, sellest sõltub väga palju see, et kas kõik noorparid on otstarbekas üles kasvatada, ka see, mida oma karja täiendamiseks ei vajata. Ja samamoodi sööda tootmine, sest siin on vaja lähtuda eeskätt nendest rõhuasetustest, kas on rohkem ratsioon suunatud rohusöötadele või ka siis jõusöödalise poolele. Täna me teame, et meie liikmete hulgas on juba üksikuid tootjaid, kellel on olemas selline farmitehnoloogia, kus lüpstakse lehmi robotiga. Eks ka sellest tulenevalt tuleb kõikidel loomapidajatel mõelda, et kui palju ja kui palju plaanitakse siis tulevikus aega pühendada loomadele farmis ja mitte võib-olla ainult sellepärast, et on olemas sellised tehnoloogiad, et tõepoolest ei olegi lihtne inimesi farmitööle leida. Ja kahtlemata ka emotsionaalne lähenemine, mis tuleneb loomatõugudest, kuid ma loodan küll, et kõikidel tõugudel, keda täna Eestis kasvatatakse, on oma roll olemas ja see aretamine jätkub. Kuigi lihavise kasvatamise osas on see suurenemine väga-väga aktuaalne. Võib-olla pisut ka, kui piimakarjakasvatuse tulevikust rääkida, siis üks, mis tulevikus peaks paranema, on esmaspoegimisiga, sest see, kui lehmikud poegivad küllaltki vanalt, ütleme siin
ligi 30 kuuset või isegi üle selle, see ei ole mitte kokkuhoid, vaid see on tegelik kahju. Ja siit tuleneb ka vajadus siis arvestada karja taastootmist. Siin on ka üks selline tabel, mis näitab ära siis konkreetselt kasvuhaiguste vanuse 120-pealises karjas, kus on arvestatud ka seda, et 8% sündinud vasikatest ei jõua põhikarja, nii et tegelikult on siin selgelt näha, et kui näiteks praakimine on 25% ja kasvuhaiguste vanus on 30 kuud, siis läheb selleks noorloomade vajadused 82 ja samas näiteks 22 kuuselt, mis on ka täna täiesti arvestatav näitaja, läheb nüüd loomi vaja vaid 60. Kui nüüd uutest tehnoloogiatest ja arendusvõtetest rääkida, siis kindlasti üks on suguselekteeritud sperma tehnoloogia kasutamine ja võib-olla selle tehnoloogia ostmine ka Eestisse. Praegu koostöös Maaülikooliga oleme kirjutanud valmis projekti ja ootame pingsalt, millal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus annab uue võimaluse selliste uute tehnoloogiatele ka toetust taotleda. Ja miks seda tehnoloogiat üldse kasutada, et kas ei piisa siis sellest, et see, mis looduse poolt paika on pandud, jääks edasi toimima. Eks see annaks nagu võimaluse parimatele karjadele, me teame, et meie karja toodangutase suureneb ja samas võib-olla oma karja tarbeks lehmikute vajadus ei ole nii suur ja tõuaretus tehakse ka selleks, et mitte ainult kõrget toodangut saada ja hea kvaliteediks toodangut, vaid ka tõuloomasid müüa. Ning miks mitte ka lihaveiste puhul arvestada seda, et puhtatõulistelt karjadelt mitte ainult puhtatõulise kulle toota, vaid ikkagi eesmärk ka puhtatõulist leht-noorkarja suurendada. Kuid tehnoloogial on kindlasti omad miinused, ta on väga kallis, tema tootlikkus on väike, et võimalus toota vaid siin kuskil 18 doosi tunnis, ühe spermadoosi hind tuleb kallis ning et teda rohkem ja rohkem maailmas ja Euroopas kasutusele võetakse, selleks on vaja kindlasti analüüse ka tinestumistulemuste osas. Kuid meil on olemas esimesed kogemused, on tehtud esimesed katsed ja tänaseks on siis ka ostetud täiendavalt juurde materjali, et seda Eestis tootjatele pakkuda. Üks, mida me oleme ka suhteliselt vähe saanud propageerida, on embrosiirdamine. Me teame, et embrosiirdamisega on olnud Eesti tegelikult ju ka nõukogude perioodil 80-ndatel edukas, kuid arvestades meie karja vajadusi, vahepeal oli ju tohutu loomade arvu langemine, mis tegelikult ei ole ju peatunud veel tänasenigi, siis tõenäoliselt loomapidajatel see võimalus on ka tulevikus olemas. Nii paljundamiseks oma parimaid loomi ja võib-olla õnnestub mõned tipploomad saada eluaja jooksul vaid üks lehmvasikas, siis embrosiirdamine annab selleks võimaluse. Ning minu arust on ka üsna mõeldav see, et täna need karjakasvatajad, kes soovivad öeldud teisele üle minna, ei peaks olema selle pika protsessiga, mis ristamisega kaasas käib, seotud, vaid näiteks embrosiirdamine annaks võimalusega koheselt puhtatõulist karja saada. Ja ka embrote tootmiseks peaks olema embro tootmiskeskus, nii nagu on seemendusjaam, siis seda meil täna ei ole ja sinna on kindlasti vaja ka siis panustada. Siis väga aktuaalne on ka igasuguste geneetiliste defektide esinemine, mis meie karjale on, mida Euroopas ja maailmas leitakse. Siin on mõned ära nimetatud, kuid selles osas on ka Eesti edumeelne. Kõiki neid erinevaid defekte on võimalik analüüsida ja uurida, nii et siin osas tehakse ka koostööd uurimisasutustega. Genoomanalüüs oli meil siin sellel nädalal ka Hollandist arendusorganisatsiooni esindaja kohal, kes siis tõepoolest rääkis, et hästi aktuaalne on täna Hollandis see, et püütakse juba varases eas ära määratleda loomade väärtus, et see vähendaks loomulikult
noorkoolide testimise vajadust, et põhimõtteliselt on võimalus siis loomapidajatel väljendada oma arvamust ja anda teada, millise piimatoodangu plussi ja milliste näitajatega pulle nad soovivad kasutada, mis vähendaks ka tõenäoliselt seda pidamisperioodi, mis täna tegelikult ju noorkoolide puhul on 5 aastat, et üldse üks noorkool saaks korralikult testitud ja kindel, et me saaksime teha otsuse. Ja annab ka võimaluse sugulusaretust vältida. Siis piimatoodangu trend, siin on 1992–2006 ja on välja toodud just nimelt jõudluskontrolli näitaja. Et Holsteini tõuk küll eelmine aasta esmakordselt tootis üle 7000, siis Eesti keskmine 6862. Ja hea meel on selle üle, et see jõudluskontrolli dünaamika näitab sellist 300 kilost tõusu aasta-aastalt. Paraku lehmade arv on hoopis teine, selline kahanev tendents, kuigi nagu te näete siin, alates 2000. aastast on ta püsinud enam-vähem 102 ja 101 000 piiri peal, küll aga 2006. aastal see näitaja veelgi pisut vähenes. Seemenduste arvu ja seemenduste populatsioone arvestatakse üldjuhul esmakordsete seemenduste arvu ja siin on näha samuti see dünaamika, mis siis ütleb seda, et kui nüüd 2006. aastal oli esmakordselt seemendus kokku 105 500, siis 1999 oli 121 000 ja siin on tegemist vaid siis esmakordselt seemenduste arvu näitajaga. Paraku me peame ka tõdema, et see näitaja pisut on viimasel aastal langenud. Küll Holsteini tõu osas on tendents tõusev. Ka see tabel seletab väga hästi seda tendentsi, mis toimub karjades loomade arvuga karjas. Meie karjad lähevad suuremaks, et kui 1992, kui veel olid olemas suured ühistud ja majandite reorganiseerimine toimus, oli karja keskmine suurus üle 400 ehma, siis 2006. aastal on see näitaja 68, mis tegelikult on samuti üha suurem. Väga palju piimatootmise võimalustest sõltub sellest, milliseks saab olema piimakvoodipoliitika, mis tegelikult paljude meie teiste aretusorganisatsioonide arvates, kes on meie partnerid Euroopas, nende tendents ja hinnang on küll see, et see kvoot võib kaduda, pigem läheb see rohkem keskkonnamõju ja keskkonna säästlikkusele. Nii, ja ka see tabel näitab jõudluskontrolli karjade arvu tendentsi, mis tõsi küll paari viimasel aastal on vähenev, kuid õnneks see väga palju ei mõjuta loomade arvu. Üks jõudluskontroll on tähtis aretustegevusele, sest saame ikkagi kasutada neid andmeid, mis on objektiivsed ja mida aretustöös saab hinnata. Meie tootjatel on loomulikult väga palju vaja mõelda, kui me räägime aretuse eesmärkide püstitamisest, siis loomulikult võib olla siin üks näiteks piimahind, võimalustest investeeringute jätkamiseks piimafarmide kaasajastamisel, sest vanafarmid ei võimaldagi tänapäevast tipplehma pidada. Siis kui aretusväärtustest rääkida, meil on täna võimalused nii piima, udara tervise kui välimiku ja ka kogu aretusväärtuse alates eelmisest aastast hinnata. Eks tekib ka siin küsimus, kas see on piisav ja kas on võimalus ka teisi tunnuseid kasutada. On küll ja neid ka kasutatakse ning tõenäoliselt lähitulevikus tuleb ka neid üha rohkem kaasa haarata. Et loomapidaja teeb oma
valikuid iga päev, kindlasti ühed valikud saavad olla lihtsamad, teised valikud keerulisemad ja vajavad rohkem pühendumist. Ka see on valik, kui sünnib vasikas ja leeb praagitakse, ka see on valik, kui toimub farmis seemendamine ja valik on ka see, kui tehakse karja terviseanalüüse ning määratakse söötmisratsioone ja söötade kvaliteeti. Mitmed otsused on lihtsad, milliseid vasikaid me kasvatame, see tähendab seda, et kas me tahame suurendada piimakarja või peame osakarja ristama, milline on õige seemendusaeg ja millist ennetavat ravi siis loomadel kasutada. Aga paljud valikud on ka sellised, mida tuleb väga läbimõeldud ja heal tasemel teha. Näiteks see kas või igapäevane jõudluskontrolli analüüside saamine ning sealt siis välja arvutamine ja otsuse tegemine, millised näitajad ja milleks meil tarvis on. Nii kui ma eelpool mainisin ka, kui palju me piimakarjast võiksime seemendada lihatoorkuulitega. Ning viimane slaid on ka siis, et teha aretustööd ei saa teha otsuseid vaid ühte päeva arvestades, et peavad olema pikaajalised strateegilised, nii äri kui muid faktoreid mõjutavad otsused ning anda ka siis võimalus meie karjale tõepoolest seda kasutusiga suurendada ja võib-olla läbi selle tuua täiendavat tulu just nimelt tõuloomade müügist. Ning võib-olla on meil täna ka hea meel siis tutvustada meie seemendusjaama organisatsiooni lähemalt, nii et olge siis aktiivsed ka